Nüüd korjas rebasonu vaiku ning pätsutas sellest nuku. Nuku pani ta suure tee äärde ning puges ise põõsasse peitu. Juhtuski Jänku onu tulema. Vana rebane oli vait kui sukk. Kui Jänku nukku nägi, tõusis ta imestusest tagajalgadele. Tere hommikust, ütles ta. Täna on ilus ilm. Nukk aga vaikib. Ega sa kõnelda ei oskagi, küsib Jänku. Nukk ei vasta. Rebane on ka vait. Kas sa oled kurt või? Pahandab Jänku. Nukk on ikka vait. Oota, sa puub ja küll ma sind õpetan, kärgib Jänku. Rebane on naerust lämbumas. Nukk on aga vagane. Kui sinult midagi küsitakse, siis tuleb vastata, õpetab Jänku onu. Võta kohe müts maha ja tereta, muidu ma sulle veel näitan. Nukk ei lausu ikka veel sõnagi. No nüüd andis Jänku Nukule kõrvakilu. Kuid käpp jäi Nuku külge kinni ega tulnudki enam lahti. Vaik on kõva hoidma. Lase lahti, muidu ma annan sulle veel teise lopsu, ähvardab Jänku onu. Andi siis teise käpaga, kuid seegi jäi kinni. Lase mu käpad lahti, muidu ma löön sul kootidega kondid katki, kärkis Jänku onu. Kuid Nukk ei lausu ikka veel sõnagi, nagu ei räägitakski temaga. Nüüd andis Jänku talle kootidega, kuid needki jäid kinni. Lase lahti või ma poksin su peaga pikali. Ja lõigi peaga, kuid peagi jäi kinni. Nüüd hüppas rebasonu põõsast välja. Jänku onu, kuidas käsi käib, hüüdis rebane. Sa ei terretagi mind. Ja rebasonu viskus pikali maha ning naeris nii, et kõht kange. Täna lõunatame koos, Jänku onu. Täna tõin ise tillid kaasa, nii et sa enam putku ei pääse, irvitas rebase onu.